diretamente da Bahia pro Rio de Janeiro, dizendo que funk é cultura, não confusão. Então vem com os come quieto, só na percussão, vai! Só na percussão, vai! Number 1 tänasel võistlusel Arctic Sport Club. Selline võistkond, kes on tõepoolest väga kõva, seda ta tõestas eelmisel aastal. Ja on antud start 2012 aasta Vogee Bike Extreme'ile.
millest Bike Extreme kõige rohkem erineb Extreme'iga võrreldes? Kuidas teil nii hästi läheb igal pool? Siin saab ainult rattaga sõita, ei pea jooksma ja kanuus vehkima, et tegelikult rattas ei ole nagu väga vahe meestega nii suur, et kanuu on see, kus tekib kohe nagu vahe, kui võrreldes meestega, et selles mõttes nagu on ratas mõnus, ühtlane. Kas keegi väsis ära ka? Jah, mina pean tunnistama, mina jätad käsisin. Ei, sa ei väsinud, sa olid ilusti nööri otsas. Kui täna hommikul keegi oleks pakkunud teile esikolmiku kohta, mis te öelnud oleksite? No, kindlasti oleks see tõstnud meie enesekindlust, aga oleks võinud öelda talle, et tutvu täpsemalt, kes nagu osalejate listis oli, et need nagu poodiumiltki näha, et ilmselt peale meie oli praktiliselt kõik rattaorienteerumise MM-medali omanikud ja oli teisi kõvasid võistkondi ka. Et ei oleks kindlasti julgenud seda öelda, aga teevalik õnnestus, nagu me juba enne võistlust omavahel kokku leppisime, et see 15 minutit planeerimiseks on meie jaoks kõige olulisem aeg üldse selle võistluse jooksul ja seal läks täkkesse ja ülejäänud oli üks panemine ainult. Lauri, kuidas sina kommenteerid oma võistluskaaslaste rattavormi? Ei saa kellegi rattavormi kohta midagi öelda, et esimesed 2 tundi me liikusime üsna niimoodi agressiivselt ja üsna kiirelt, et natukene isegi üllatas, kui me ühe teise hästi kõva tiimi nagu saime kätte, liikasime neist üsna kiirelt mööda, et see nagu andis kinnitus sellele, et me olime nagu alguses head tööd teinud. Eks me natuke maksime lõivu 3. tunnil, aga lõppkokkuvõttes ma arvan, et see oli hea taktika kiirelt alustada. See oli kindlasti hea taktika. Tiit, sinult tahaks küll küsida, et sina söölud Eestimaa ja Venemaa vahelt, et täna jäid venelased selgelt nagu tahapoole, aga kuidas sinu treeningute ja vormiga on olnud, et kas täna oli Eeriku ja Lauriga raske rajal olla? No vaata, nii heade võistkonnakaaslastega. Ma just ütlen, et see, et rattavormiks, aga see kambavaim, et kui kellelgi on raske, kust see toetav käsi või keel või magneesium või toetav sõna teinekord tuleb, seda ütleme nii, et oleme sel aastal korduvat näinud ja ma usun, et me näeme veel, et selles mõttes ma arvan, meie kambavaim oli jälle selgelt üks üleplatsi omasid, et rattaga pane siia 1 kilomeetrine lõik või 10 kilomeetrine lõik, et me esiviiekusse ei pääse, aga vaimu osas me kempleme teistega küll.